Sulle lubati lõpmatut intelligentsust vaid $20 eest kuus. See lubadus on juba murdumas. Tehisintellekt pidi olema sama odav ja piiramatu nagu elekter, kuid nüüd tõmbab Silicon Valley selle tagasi. Erinevate mudelite ja platvormide puhul seisavad kasutajad nüüd silmitsi rangemate sõnumipiirangute ja väheneva ligipääsuga. See on nagu piiramatu bufee, kus sulle öeldakse, et saad iga paari tunni tagant vaid ühe ampsu. Lõputu tehisintellekti ajastu hakkab hääbuma. Selle põhjuseks on suurte tehnoloogiafirmade sees käivitunud pöörane uus mäng nimega token maxing. Kui tehisintellekt muutub järjest võimsamaks, siis miks ligipääs sellele väheneb? Mõnda aega sai igaüks, kes maksis ChatGPT Plusi eest, avada OpenAI uusima arutlusmudeli O1 Preview ja kasutada seda vajadusel. Siis 2024 aasta septembris kehtestati uus piirang. Vaid 50 sõnumit nädalas neile, kes maksid kõige rohkem, tähendas see vaid mõnda tõelist vestlust, mis olid jaotatud 7 päeva peale. Võrreldes eelmise põlvkonna mudelitega oli see umbes 98% kärbe. Kui limiit sai täis, jäi ekraan seisma. Sellel oli võimalik leida lahendus, kuid see tuli hinnaga. 2024. Aasta detsembris tutvustas OpenAI taset nimega ChatGPT Pro, mille hind oli $200 kuus, 10 korda kallim kui Plus. Sellega kaasnes peaaegu piiramatult selle mudeli kasutusõigust, mida kõigile teistele nüüd piiratud koguses anti. Piiramatu tehisintellekt oli endiselt olemas. See oli lihtsalt viidud palju suurema tasumüüri taha. OpenAI esitles seda sammu kui korrastust, viisi teenuse kvaliteedi kaitsmiseks. Aga nende jaoks, kes olid selle oma igapäevatöösse sisse ehitanud, tundus nagu oleks tööriist ootamatult ja ilma suurema ettehoiatuseta käeulatusest ära võetud. Mudel polnud kadunud, kuid sellel oli raskem ligi pääseda. Inimesed hakkasid end piirama. Nad kogusid oma kõige keerulisemad küsimused või töö selleks tunniks, kui kvoot taas lähtestati. Ja kui neil limiit täis sai, siis nad lihtsalt peatusid ja ootasid. Ettevõtted, kes olid aastaid rääkinud, et tehisintellekt muutub odavamaks ja kättesaadavamaks, piirasid nüüd juurdepääsu just sellele, mida nad olid tulevikuna müünud. Lõhe suurte lubaduste ja selle vahel, mida inimesed tegelikult kasutasid, oli raske eirata. Põhjus oli ilmne. Nende mudelite täisvõimsusel käitumine, nii nagu tööstus neid oli skaleerinud, ei tasunud end enam rahaliselt ära. Nii tulid suured tehnoloogiaettevõtted välja täiusliku nipiga tokenite maksimeerimine. Token on lihtsalt keelekild, sõna, väike samm masina mõttekäigus. Kui mudelit ei saa enam vanal viisil targemaks teha, pannakse see rohkem tööd tegema. Sunnid selle läbi töötlema palju rohkem sõnu või tokeneid sama vastuse jaoks. Selle asemel, et kohe vastata, räägib süsteem nüüd kõigepealt iseendaga pikalt ja omaette. See võib tähendada 10 000 sõnu, enne kui ükski lause sinu ekraanile jõuab. Ja selle asemel, et õppida ainult inimeste kirjutatust, söödetakse uusimatele mudelitele tohutuid tekstihunnikuid, mille lõid vanemad mudelid. Kogu mõte on hoida kõverat tasaseks muutumast, surudes üha rohkem arvutusvõimsust läbi sama masina. Mastaap on hämmastav. Meta Llama 3 töötles läbi enam kui 15 triljonit tekstitokenit, mis on umbes 7 korda rohkem andmeid kui eelmisel versioonil. Kui panna see inimeste ekvivalent raamaturiiulile, oleks see peaaegu 2900 kilomeetrit pikk. Tokenite maksimeerimine võtab selle numbri ja lisab sellele veelgi rohkem. Mudelid käivad iga raske küsimuse puhul oma varasema väljundi uuesti läbi. See kõlab nagu hea mõte. Samade kiipide pealt pigistatakse välja rohkem intelligentsust, ilma et oleks vaja uut superarvutit. Mida kauem masiin endaga räägib, seda rohkem saab ta oma tööd kontrollida, ideid proovida ja siis need kõrvale heita. Lisamõtlemine ostetakse sõnahaaval. Kõik, mida sa näed, on lühike paus ja siis vastus. Aga see polnud kunagi mingi edu, mida saanuks suurelt välja kuulutada. See sündis puhtast paanikast. Midagi AI maailmas oli katki läinud ja need, kes olid sellele kõige lähemal, teadsid täpselt, mis see oli. 10 aasta töötas kogu tööstus ühe põhiveendumuse najal. Kui arvutusvõimsust 10 korda suurendada, muutub mudel märkimisväärselt targemaks. Rohkem arvutusvõimsust tähendab igal aastal järjest rohkem võimekust. Terved ärimudelid pandi selle eelduse peale mängu. Tulemused rääkisid aga teist keelt. Mitmetes laborites näitasid andmed sama asja. Arvutusvõimsuse 10-kordne suurendamine andis vaid marginaalseid tulemusi, umbes 10–15%, mõnikord isegi vähem. See, mis varem tõi kaasa hüppe intelligentsis, andis nüüd vaid väikese paranemise. OpenAI koges seda omal nahal. Model, mis pidi olema järgmine suur hüpe ja mille koodnimi oli Orion, jõudis eelmise tippmudeli tasemele juba pärast väikest osa treeningust. Siis jäi areng seisma.
inimesed, kes seda testisid, ütlesid, et edusammud olid väiksemad kui oodati. Kui see lõpuks välja anti, polnud see kaua lubatud GPT-5, vaid GPT-4,5. Juba nimes tagasiminek, mis ütles kõik. Kõik ei olnud sellega nõus, kui uudised aeglustumisest. 2024 aastal lekkisid, lükkas OpenAI juht Sam Altman need avalikult ümber. Ta ütles, seina ei ole. Teadlane Gary Marcus vastas, et piirangud olid juba kuid ilmsed olnud. Isegi Andreessen Horowitz, kellel oli mängus miljardeid, tunnistas, et suurem arvutusvõimsus ei toonud enam kaasa samasuguseid hüppeid intelligentsis. Mõne jaoks oli see ajutine platoo, teiste jaoks ühe ajastu lõpp. Igal juhul raha voolas edasi, lihtsalt teises suunas. Avalikkuses jäi sõnum samaks. Edasiminek oli kohe-kohe tulemas. Omas ringis jõudis üha rohkem inimesi samale järeldusele. Strateegia, mis oli kümnendi jooksul toonud läbimurdeid, hakkas ammenduma ja järgmised edusammud pidid tulema pärast treeningut. Varaseid hüppeid oli raske mitte märgata. Iga uus mudel tundus eelmisest targem. See oli ilmne kõigile, kes neid kasutasid. Uuemad versioonid tundusid teistsugused. Jah, parem, sujuvam ja usaldusväärsem, kuid mitte selline hüpe, mis õigustaks kulutatud miljardeid. Selle tunnistamine oleks tähendanud kogu tööstuse alustalade kahtluse alla seadmist. Nii haaras tööstus kinni ainsast asjast, mis veel näis toimivat. Mudelitele rohkem tokeneid anda. Kui mudelid olid väiksemad ja küsimusele vastamine maksis peaaegu mitte midagi, tuli ChatGPT turule hinnaga $20 kuus. See hind kehtestati ajal, mil tehisintellekti käitamine oli odavam ja aastaid hiljem on hind endiselt sama. Majanduslik olukord oli aga täielikult muutunud. Mõned kõige aktiivsemad kasutajad läksid OpenAI'le arvutusvõimsuse peale maksma üle $120 kuus, samal ajal kui nad ise maksid selle eest vaid $20. Iga selline kasutaja suurendas lõhet teenuse tegeliku maksumuse ja selle eest küsitava hinna vahel. See on nagu toidupood, mis kohtleb püsiklienti hästi ja annab talle lahkudes $100 suuruse rahatähe kaasa. Ja sellega asi ei piirdu, see otsib veel 1000 samasugust klienti. Mida rohkem inimesi sellesse tootesse armub, seda kiiremini raha kaob. See ei ole ajutine probleem, mis ise ära kaob. See on süsteemi sisse ehitatud. Iga kord, kui mudel peatub ja mõtleb veidi kauem, kasvab arve. See, mis varem oli kiire vastus, võib muutuda pikaks arutlusahelaks, mis töötab kulisside taga enne, kui vastus üldse kasutajani jõuab. See on täpsuse jaoks suurepärane. Kulude jaoks, aga mitte nii hea. Kõige raskemad küsimused nõuavad kõige rohkem arvutusvõimsust ja just nende küsimustega pöördutaksegi parimate mudelite poole. See mõjutab kogu tööstusharu. Kiibid osteti ja andmekeskused rajati, kui tulu, mis neid õigustaks, pole veel saabunud. 2024 aastal nimetas riskikapitalifirma Sequoia seda tehisintellekti $600 miljardi küsimuseks. See on vahe kümnete miljardite vahel, mida tehisintellekti riistvarasse investeeritakse ja selle raha vahel, mida tööstus kunagi tagasi teenida võiks. Need andmekeskused vajavad igal aastal $100 miljardeid juba ainuüksi nulli jõudmiseks ning tellimused katavad sellest vaid väikese osa. Veel rohkemate $20 suuruste tellijate lisamine ei lahenda seda, sest iga uus aktiivne kasutaja ainult süvendab probleemi. Seega on piirang mõistlik. Kõigil lasta kõige võimsamat mudelit terve päeva kasutada ei saanudki kunagi toimida. Numbrid lihtsalt ei võimalda seda. Seega suunatakse kõige kallima töökoormused järjest enam kõrgema hinnaga pakettidesse ja äriklientidele, kus majanduslik loogika peab paika. Ettevõtete lepingud suudavad peita tippmudeli kulu nende tundide sisse, mida see säästab, ja töötajate arvu, keda see asendab. Üksik $20 tellija seda ei suuda. Laborite vaatenurgast ei olnud see tellija kunagi päris klient. Ta oli tõestus, et toode töötab ja see hype, mis tegi ettevõtete lepingud võimalikuks. Tahtlikud kahjumid toov kasutajabaas, mis kasvatati tasemeni, mida tööstus pole kunagi varem proovinud. Raha oli vaid osa probleemist. Suurem probleem on see, et kõigil laboritel hakkab otsa saama just see, mida on vaja järgmise põlvkonna loomiseks. Aga mis juhtub siis, kui skaleerimine enam tulemusi ei anna ja tähtaeg hakkab lähenema? Maailmas on ainult piiratud hulk kirjutisi. See kõlab küll kummaliselt, aga see on tõsi. Kui eemaldada rämpspost ja madala kvaliteediga sisu, siis internetis alles jäänud tõeliselt kasuliku inimeste kirjutatud teksti hulk väheneb kiiresti. Epoch AI teadlased hindasid selle suuruseks umbes 300 triljonit tokenit. Kõige kiiremate treeninggraafikute korral võib see varu olla suuresti otsas juba 2026 aastaks. Enamik prognoose jääb aga 2028 aasta kanti. Mõni aasta hiljem saab see täielikult otsa. Kuid mitte kogu see andmestik pole võrdselt väärtuslik.
parim materjal kasutati esimesena ära. Hoolikalt toimetatud raamatud, kvaliteetne ajakirjandus, eelretsenseeritud teadustööd. Suur osa sellest on juba mitmel korral treeningutes läbi käinud. Alles jäävad igapäevased veebilehed, mis iga kord tagasi minnes annavad järjest vähem juurde. Seda probleemi ei lahenda lihtsalt rohkemate lehtede kraapimisega. Inimeste loodud tekst, mis ajendas viimaseid suuri hüppeid, hakkab otsa saama ja seda ei asendata piisavalt kiiresti, et sammu pidada. Nii pöördus tööstus ainsa allika poole, mis näis veel ammendamatu – masinate endi poole. Kui inimestel said sõnad otsa, lasti masinatel ise kirjutada ja söödeti need järgmisele mudelile ette, suleti ring ja lasti masinal masinat õpetada. Seda on proovitud. Järgnev nähtus kannab nime mudeli kokkuvarisemine. Ja 2024 aastal avaldas ajakiri Nature lahangu. Kui iga uut põlvkonda treenitakse peamiselt masinate loodud tekstide peal, siis see rikneb väga kindlal viisil. See, mida ta suudab öelda, muutub järjest kitsamaks. Iga uue versiooniga kaob ära see identiteet ja isikupära, mis on olemas päris inimeste kirjutistes. Mudel kaldub liikuma üha ühetaolisema ja korduvama enda koopia suunas. Ja asi läheb ainult hullemaks. Nature'i meeskond andis mudelile lõigu keskaegsetest kirikutornidest, treenis järgmise versiooni selle vastuste põhjal ja siis järgmise jälle nende põhjal ikka ja jälle. 9. põlvkonnaks oli mudel küsimused täielikult unustanud ja arutas nüüd jäneseid lõigus, mis algselt rääkis arhitektuurist. Iga eelmisest põlvkonnast treenitud mudel triivib päris asjast aina kaugemale ja masinteksti lisamine ei peata seda allakäiku. See kiirendab protsessi, tõmmates süsteemi üha tühjemaks ja õõnsamaks varjuks sellest, mida ta kunagi teadis. Isegi väikese inimkirjutise lisamine ei suuda seda päästa. Masinaga loodud osa toob sisse vigu, mida on peaaegu võimatu leida. Lõpuks hakkab mudel oma oletusi faktidena usaldama, süvendades oma pimealasid, korrates oma vigu ja mürgitades allikat, millest ta ise joob. Sellest pole pääsu. Kui rohkem andmeid muudab olukorra ainult hullemaks, mis juhtub siis, kui tehisintellekt jõuab maailma füüsiliste piirideni? Vahetult Loudoni maakonna ääres Põhja-Virginias domineerivad maastiku kilomeetrite viisi akendeta hooned. See võib tunduda tavalise kohana, kuid hinnanguliselt liigub siit läbi umbes 70% kogu maailma internetiliiklusest. Andmekeskuse tõid maakonnale ainuüksi 2024 aastal umbes $875 miljonit maksutulu, mis on piisav koolide rahastamiseks ja teede ehitamiseks. Sellest on saanud maailma tihedaim tehisintellekti riistvara koondumispaik ning sinna suunatud elektrienergia hulk on jõudnud mõõtkavani, mida on raske hoomata. Mõni aasta tagasi võis suur andmekeskus küsida elektrivõrgult umbes 30 megavatti võimsust. Täna võib üks ainus kompleks küsida 100 megavatte. Suurimad neist liiguvad juba gigavattide suunas. See on nii palju elektrit, et üks koht võib tarbida 2 täismõõdus tuumaelektrijaama toodangu. See võimsus on juba taotletud ja heaks kiidetud. Puudub vaid infrastruktuur selle elektri edastamiseks. Dominion Energy, enamiku piirkonnas teenindav energiaettevõte, on avalikult öelnud, et ei suuda uut võimsust oodatud ajakava järgi tarnida. Suure objekti ühendamine võib nüüd võtta 4–7 aastat ning järjekorda hindamiseks pääsemine võtab veelgi kauem aega. Pudelikael pole enam kiibid ega mudelid, vaid füüsiline elektrivõrk. Tokenite maksimeerimine muudab olukorra ainult hullemaks. Iga keerukam päring töötab kauem kui varasemad lihtsad vestlusrobotid. See tähendab pikemat koormust energiavõrgule. Nii et isegi kui andmed kunagi otsa ei saa ja mudelid ei halveneks, jääb nende varustamiseks vajalik elekter lubade ja kujuteldava infrastruktuuri taha kinni. See seab range-piiri sellele, kui palju tehisintellekti projekte saab korraga käivitada. Kui süsteem ei suuda kõigi jaoks piisavalt kiiresti laieneda, siis mis otsustab, kes pääseb ligi ja kes mitte? Parim tehisintellekt ei saa kunagi olema odav teenus kõigile. See läheb sellele, kes suudab maksta selle tegeliku kasutamise eest. Lihtsamad mudelid jäävad laialdaselt kättesaadavaks, sest need on ettevõtetele piisavalt odavad. Aga need süsteemid, mis mõtlevad kauem ja kulutavad iga vastuse jaoks rohkem arvutusressurssi, tõstetakse üha kõrgematesse tasemetesse, mis on reserveeritud klientidele, kes suudavad nende kulud katta. Aasta jooksul see 2 maailma vahe suureneb, kuna kõige võimekamate süsteemide hind tõuseb pidevalt. Kõrgeimate tasemete hind hakkab vastama tegelikele arvutuskuludele. See ei oleks turundussõbralik hind. Korporatsioonid sõlmivad järjest suuremaid lepinguid, sest nad saavad kulusid hajutada. Igaüks, kes vajab parimat mudelit tõsiseks tööks, peab küsima, kas see hind on ikka seda väärt. Maailmale müüdi lihtsat lubadust. Tehisintellekt muutub igal aastal odavamaks, kuni see saab kõigile kättesaadavaks. Tegelikult kujuneb välja midagi muud. Süsteem, kus parimaid mudeleid piiratakse teadlikult.
ettevõtete jaoks on see majanduslik küsimus. Kasutajatele, keda piiratakse ilma ette hoiatamata, tundub see aga tõrjumisena. Universaalse tehisintellekti enam ei ole. On erinevad tasemed. Tehisintellekti mudelid ei muuda ainult tellimusi, vaid kujundavad ümber ka karjääre. Kuna masinõpe laieneb, tunneb järgmine põlvkond töötajaid seda esimesena. Vaata, kuidas tehisintellekt põhjustab kontoritöötajate väljasõelumist või vaata seda videot.